Nii, minu kõrvale on asunud istuma nüüd Birgit Alev, kes on selle konverentside praegu kõige üks noorimaid kõnelejaid ja küsikski kohe, millest sa oma seminarides räägid? Ma räägin siis, kuidas kristlased saavad tuua Jeesust oma igapäevaellu nende vestlusesse ja kuidas saada julgust juurde ja. Aga kuidas siis tuua Jumalat igapäevaelu vestlustesse? Põhimõtteliselt number üks asi, mida inimesed teevad, kui nad on värsked kristlased või juba pikemat aega, aga lihtsalt ei ole julgust saanud, on see, et mida nad räägivad oma argielustest asjadest, aga nad teevad nagu miinus Jeesus. Ehk siis nad räägivad lugusid näiteks, et saavad puudutatud püha vaimu poolt, aga nad räägivad sellest kui lihtsalt, et mul oli väga hea tuju ja sellepärast ma käitusin niimoodi. Et see on nagu põhiprobleem, et räägi asjadest nii nagu on. Ja loomulikult tuleb esmaasjana teha niimoodi, et sa keskendudki ainult Jeesusele ja sa oled kindel oma usus ja sa uurid piiblit ja sa teed Jeesuse tegusid, isetuid tegusid ja peale seda tulevad sul kõik need kogemused, mis annavad sulle juba jutuainet ja Jeesusest rääkimine on natuke vältimatu. Olgu, aitäh, aga äkki on sul mõni enda lugu, mõni kogemus, kuidas sa kõnelesid Jeesusest kellegile või lihtsalt täiesti tavalises igapäeva vestluses lihtsalt järsku tundsid, et nüüd on see hetk rääkida? No ma tulen mittekristlikust perekonnast, ehk siis ma elan oma emaga, kes väga pikka aega ei teadnud Jeesusest ja ma tulin tihtipeale noortekatest koju täitsa püha vaimu täis ja lihtsalt läksin tema juurde ja rääkisin talle, et kas sa ei kujuta, et Jeesus tuli ja tervendas teda ja ülistus oli nii äge ja mu süda on nii täis rõõmu ja kallistan teda ja siis ta lihtsalt vaatab mulle otsa, et kas sul on ikka kõik korras? Ja need on need vestlused, kus ma olen olnud täitsa nagu fearless, nagu täitsa hirmut Jeesus täis ja julgen särada seda, mis mul sees on ja see on toonud vilja, sellepärast, et praeguseks hetkeks on mu ema kristlane, ta käib kirikus ja lõpetanud alfakursuses, nii et jah, Jeesusest tuleb rääkida. Täiesti õige ja palju edu sulle ja jõudu seminaride läbiviimisel. Aitäh!